Me oleme kõigile vägagi tuttavas majas, mis tähendab ainult üht. Meie järjekordne reisivlog ja ka selle aasta esimene reisivlog on alguse saanud ja meid ootab ees väikseline Hurghada. See oli kõige tõsisem, kuidas ma seda öelda saan, I'm sorry nagu. Meie esimene päev Hurghadas on ametlikult alanud ja me jõudsime eile kuskil 7 paiku juba siia. Aga kuna oli koit pime, siis ma ei tundnud aga vajadust, et peaks seda esimest päeva dokumenteerima. Ja mis me põhimõtteliselt tegema oligi see, et me läksime õhtusöögile, vaatasime hotelli territooriumil ringi, otsisime üles basseini, vaatasime, kus hommikusööki saab, sest tuleb välja, et peamajas antakse ainult siis õhtusööki, aga hommiku ja lõunasöök on siis rannabaaris põhimõtteliselt. Ja meil oli just kohtumine meie selle kohaliku, mis ta on, kohalik reisisaatja, kus siis me saime nii-öelda seda lisainfot, eks ju, kõik teavad, kes on reisibürooga reisinud, et nagu mis see kohtumine tavaliselt endast kujutab. Aga me saime valida ka ekskursioonid ja muud asjad ja me siis võtsime emaga safari kõrbe. Ja kusjuures kõik, kes meil siin eestlased on, meid on siin siis 6 tükki, vähemalt, kes tulid meie lennuga. Kõik võtsid selle sama safari reisi ja siis me mõtlesimegi, et okei, et lähme äkki kõik ühel päeval, et siis on nagu turvaline ja võib-olla nagu toredam. Me väga palju teistega ei ole veel suhelnud, sest et igaüks ilmselgelt ajab oma asja ja me ei ole siin ühiselt, eks ju, reisil. Aga ma arvan, et safaril saab tore olema niimoodi, kui seal on nagu kogu grupp. Täna mina ütlesin emalt, ma oleksin tahtnud võtta seda hammammi ka, aga töötas, et äkki me nii-öelda tänava pealt seigeldes leiame parema pakkumise, sest et see hammamm, mis nad pakkusid, oli 35 euri, aga seal sees oli mingi mullivannid, 45 minutit massaaži, hammamm ja siis igast mingid muud asjad veel, see oli mingi pikk nimekiri. Ei olnud, aga mullivann ja siuksed asjad ei olnud ju. Aga ma ei tea, kas me seda mullivanni... Ja kookose piiling. No igal juhul vask on kindlasti see, mille nad sulle sinna peale tõmbavad nii nagu no absoluutselt. Ja, aga ma ei ole kindel, kas ma sinna kindlasti need kohad nagu nad on, kas ma sinna mullivanni tahan väga ronida. Ma tahaks lihtsalt, et keegi kooriks mu naha ära ja siis teeks massaaži, sellepärast, et mul on fake tan veel pooleldi peal ja fake tanist väga see päike, eks ju, ei taha läbi tulla, me kõik teame seda või kõik, kes fake tanivad, teavad seda. Ja nii, see kord siis. Nii, hoidke oma piip ja mitsid. Me võtsime teie soovitust kuulda, meil on kaasas pakk Paulik presidendi kohvit, mida me ka kodus joome ja vähemalt ma saan normaalset kohvi. Nüüd ainukene probleem on see, et mul pole kaerapiima. Aga selle probleemi lahendame jooksvalt, see on tulevikuga ei saa probleem, hetkeseisuga ma naudin vähemalt, et mul on normaalse maitsega kohvi. Issand, ma pean oma emaga siia incluudima, sest lihtsalt tal on nii palju jutustada ja ma... Ei, ma ei jutusta. Ei, muidugi jutusta. Ma kuulan sind, sa oled nagu see saatan õla peal, see, kes siin kõrval vaata on, räägib niimoodi, aga sind pole näha kunagi. No ma räägin niimoodi selle tagant. Ja. Me naudime oma kohvikese ära ja siis me lähme tänavatele, eks ju. Kõigepealt uurime siit. Receptionist. Jaa, mis siin üldse? Kõhutantsu pidi uurima. Jaa, issand, ma seda polegi rääkinud. Ma pean teid kõige paremini panema, sest et see valgus on lihtsalt täielikult praegu meie selle pangolo peale. Mina mõtlesin siis, et kui ma tulen Egiptusesse, siis mu ema ütles, et siia tehakse mingi kõhutantsu reise tavaliselt, et kõhutantsukoolid käivadki Egiptuses nii-öelda laagrites. Ja siis ma mõtlesin, et tahaks ka proovida. Nii et meil on mingi 15:30 peaksin olema mingi kõhutantsuprogramm ja äkki seda teeb mõni kohalik tüdruk. Mitte väga tavaline võtta, ma arvan, et päris kõik ei tule ikka reisile ja ei mõtle, et läheks kõhutantsu tegema. Aga minu ema on teinud kõhutantsu, et ma arvan, et vähemalt sellega ta tuleb kaasa, et ma ei pea üksi minema. Et jah.
mida ma tahan näidata? Ma tahan teile tühjust näidata. Et tänavad on täiesti tühjad. Siin ei ole ei turiste, ei mingeid Egiptuse mehi, naisi. No me mõtlesime ise emaga, et ma olen näinud 3. Ei no näed, sinal pole ikka. No reaalselt siin valitseb tühjus ja nüüd palun keegi seletage mulle, kas Egiptuses ongi alati tühjus. Sest et see veits veider minu jaoks. Kui me Türgis käisime, siis seal oli ka elu ja melu. Ja siin täiesti ära surnud linn nagu. Täiesti ära surnud. Väga veider. Me võtsime suuna tagasi hotelli või nii-öelda hotellist teisele poole. Et äkki siis sealpool toimub midagi. Aga hetkeseisuga ma olen veits šokeeritud. Sest et ma ausalt öeldes ei teagi, et kas see on nagu tavapärane siin, et siin inimesi pole. Või lihtsalt on tõesti asi selles, et hooaega ei ole. I don't know. Nagu reaalselt. Kõik need inimesed, kes siin tänaval on, see ongi kõige rohkem, mis ma näinud olen. Ja enamus neist on müüjad. Siin on täielik tühjus. Emme, selgitage. Mis siin toimub? Ma ei oska veel. Rahu ja vaikus. Nojah. Kui ma ütlesin, et me tuleme siia full rahu ja vaikust nautima ja üldse nagu fulli puhkamas, ma päris täpselt nagu seda ei mõelnud, et siin pole mitte kedagi. Ja sa oled nagu kõrbes üksinda. Väga huvitav. Am, Ye, Alif. Can you spell alone? No. Sin, Ye, Lam, Ye, Alif. No. And this is Polygryphon alphabet. Polygryphon right from up to down. Nagu nägite, käisime parfüümipoes. Ma lahnan nagu vanillisaiake. Reaalselt tunnen igal pool. Ma tunnen ikka veel seda. See on ikka käe peal. Väga huvitav oli ja ma olen üldse hiljuti hakanudki rohkem nagu lõhnadesse investeerima pärast seda, kui meil jõuludel see lõhnakoolitus oli. Aga me ei võtnud midagi. Mees oli väga pettunud. Väga pettunud Väga. oli. Pakkis oma asjad kokku. Mingi siis. Nii et jah, hetkel me lihtsalt ei saa veel võtta. Me oleme liiga valged. Oleks nagu veits punakas jume peal, siis nad juba vaataks, okei, no need juba teavad asju. Nad kindlasti tahtsid praegu topelt hinnaga meile parseldada. Oma arust tegid küll Ja discounti. Nii, siin on magavad koerad. Otsu. Vaata, neil on ka nummerdatud. On jah? Nad on siis kelle kamad või? Ei ole. Nad elavadki tänaval, aga nad on ikkagi võetud arvele kuskilt poolt. Neid ka toidetakse. No. Seal oli ka ju selles Marokos. Meil on seal Koerte pargis üks koer, kes on toodud Egiptusest. Hommikust. Meil on 3. päev alanud. Safaripäev kell on 6 hommikul ja mina olen maganud 4 tundi, kui sedagi, sest et ma lihtsalt ei saanud täna õhtul magada. Nii et päev on alanud palju tõotavalt. Let's go. Liigume siis meie hommikusöögi poole. Mõtlesin, et täna on ideaalne päev, et näidata teile siis natukene meie toiduvalikut ka siin hotellis, sest et esiteks kell on 7 hommikul ja kõik raudselt magavad oma kas pohmakat välja või siis lapsed tavaliselt ka ei ärka nii vara, nii et me ilmselt oleme seal suhteliselt üksi. Teiseks, väga huvitav, et me oleme soojal maal ja siis, kes ta vist kaameras pole näha ka, hingeõhku on reaalselt näha, nii et see temperatuur kõigub siin ikka päris korralikult, aga noh, teada on, et kõrberiikides tavaliselt ongi nii, et õhtul sa vajad jopet ja päeval sa lased ringi bikiiniga. Nii et see on vist siuke tavateadmine kõigi jaoks. Praegu võib olla vist mingisugune 9-10 kraadi. 9-10 kraadi jah, ja päeval on umbes 27, aga teile oli. Ütleme nii, et see hommikusöög on väga kaugel tavapärasest hommikusöögist, aga millegipärast ma ei tea, mis toimub reisidel, aga sai läheb kõige kergemini alla. Siin on jogurtit, siin tehakse omletti, nagu siin on mega palju värskeid valikuid, tehakse värskeid pannkooke ja mul lihtsalt ei isuta need järgi, ma lihtsalt ei taha neid süüa. Nii et puuviljasalat ja sai. Ja see on siis meie menüü. Aga noh, nagu ma ütlesin, sellegi poolest see hommikusöögi valik on siin nagu väga tore võrreldes paljude hotellidega, kus me käinud oleme.
ja iga hommik ikkagi tehakse nagu midagi värsket ja tervislikku. Nii et tegelikult kurta ei saa. Ainuke, mis on kohvi, aga see on igal pool, et see on jama. Jürgis oli parem kohvi. Jürgis oli parem, see oli ju puhas jama. Nii et see peab veel hullem olema. No ma ei tea, igal juhul see, kui seda tegid seda latet, siis see läks natuke paremini alla. Masina latte. No. You're from where? Estonia? Estonia. Me oleme jõudnud Hurghadast natukene välja poole asuvasse safarikeskusesse, kus meid siis ootavad ees HTV-d, quadid, minu teada ka kaamelid ja kogu see protsess siis algas meil sallide sidumisega, sest et mina, eks ju, arvasin, et me seome need ette, nagu lapsena ikka tegid, kui varast mängisid, aga no vot tuleb välja, et siin on nagu korralik süsteem, kuidas peab see sallikene, eks ju, olema seotud nii, et prillid püsiksid peas, ehk siis ma neid isegi ei hakka enam liigutama ja et su nina püsiks kinni, nii et jah, issand, jah. Nii et nüüd me lihtsalt peamegi natukene veel ootama, et nad paneksid need ATV-d ilmselt käima, tangiksid kõik täis ja siis me saame juba teele asuda. Laskute? Ma ei tea, ma proovin. Midagi, ma ka proovin. Saate hakkama? Lullu. Aima rallil siin. Küll oli tore ja. Oli jah? Laheti koju tagasi, kellel seda elektritõuks enam vaja, nüüd on ATV või? Aga minu auto vahetati välja, mis mul suri ära see esimene. Siin muide üks vend käib filmimas niimoodi, et ta on selle ATV peal, sõidab ühe käega, vahepeal laseb lahti, siis filmib. Loksume meie siis nüüd sinna beduiinide külla. Meil on minna 20, ma oletan tegelikult vähem kui 20 kilomeetrit ja me oleme keset lauskõrbe džiibiga. Meid on kõiki pakitud siis ühte väikesesse pagasnikusse põhimõtteliselt ja lastel on väga lõbus. Me oleme jõudnud beduiinide külla ja giidid juba tegid väikese tutvustusega ära ja rääkisid siis sellest hõimust ja mina kui naine kuulan seda väga huvitaval huviga, sest et teada on, et naistel mingeid õigusi, eks ju, siin otseselt ei ole, naine on siin kõrbes kogu aeg ja mehed siis käivad, eks ju, vahepeal aeg-ajalt, kui on vaja süüa tuua või vett tuua või mida iganes, siis mehed käivad Hurghadas, et seda tuua, aga muidu naised mitte kunagi siit välja ei saa. Ja samuti, mis veel, on see, et sa abiellud alati enda hõimu inimesega, ehk siis sa abiellud oma onupojaga või onutütrega, ehk siis kedagi võõrast hõimu juurde ei võeta. Alati on sugulusabiellud, mis on väga veider ja minu jaoks väga, me teame, et maailmas on selliseid inimesi, aga see on ikkagi pigem veider minu kui Eesti inimesega. Kui see puhur või tiivik või mis iganes asi, mis siin ventileerib seda ruumi, on häiriv, siis I'm sorry, aga seda ei saa kuidagi välja lülitada, nii et me peame korra hakkama saama sellega. Igal juhul ma mõtlesin, et võiks ju mõni päev võtta päriselt meie päeva kokku ka, aga kuna meil need 2 esimest päeva
või noh, eile oli suhteliselt sihuke rahulik ja aeglane, siis polnudki väga midagi kokkuvõttest, et me ei teinud väga palju, ainult hammamis käisime, et nii-öelda valmistada ette nahka päevitamiseks. Igal juhul tänane päev, see safari, ma võtan muide vahepeal meigiga maha, sest et ma olen lihtsalt terve päev meigiga olnud ja see on jube disgusting. Ja seekord ma ei unustanud maha enda seda, ma ei tea, see veits meenutab mikrofiiber lapikest, igal juhul esimese kihimeiki ma saan sellega maha võtta. Aga nagu ma ütlesin, siis see safari oli väga äge, aga see viimane džiibi sõit, kui me selle autos olime ja tulime, läksime peduiinide külla ja tulime peduiinide külast, siis reaalselt kõigil oli nii paha olla, nagu reaalselt kõik olid valmis oksendama seal autos ja meid oli suht piiri peale sellega viidud ja minul tavaliselt nagu ikkagi läheb, nagu ei lähe nii kergesti üle pahaks, veits ikka, aga oma emalt ma nägin küll, et ta oli täiesti valge näost ja me olime selles väikeses autos, et kujutage ette, kui ta olekski nii-öelda ei oleks vastu pidanud, mis siis oleks olnud. See oleks tore olnud. Igal juhul, muidu safari ise oli väga tore, aga ma ise arvan, et oleks ägedam olnud siis, kui me oleksime päriselt saanud nende ATV-dega sinna peduiini külla sõita, et siis oleks nagu olnud rohkem elamus ja teiseks ei oleks läinud süda pahaks, sest et kuna me olime seal auto pagasnikus kinni, siis see väga ei aidanud. Igal juhul tõmbame tänase päeva kokku, ma lähen magama ja vaatame ka, mis meile järgnevad päevad siin ette näevad. Ma ausalt öeldes ei teagi, mis mitmes reisipäev meil kätte on jõudnud, aga igal juhul on meie reis vist täpselt poole peal, on jääme. Ja eile oli kaameravaba päev, ma olen alati iga puhkus teinud kaameravaba päeva, kus ma ei vlogi midagi, kus ma ei filmi mitte mingeid katteplaane, lihtsalt reaalselt võtad päikest või lihtsalt teed, no mida iganes puhkusel, eks ju tehakse. Aga tavaliselt juhtuvad ka need päevad olema täpselt need päevad, kus juhtub kõige rohkem millegi pärast ja see ei ole plaanitud, vaid lihtsalt see läheb niimoodi. Igal juhul, et siis teile teha väike update, mis meil eile juhtus või mis meil toimus eilse päevaga, on see, et me oleme siin saanud väga hästi nüüd läbi kõigi nende Eesti tüdrukutega ja üleeile tuli siia hotelli veel üks Eesti tüdruk, Katariina, ja tuleb välja, et tema on siin töötanud, muide shout out Katariina, ma ei tea, kas sa kunagi üldse näed seda vlogi, aga igal juhul mul on väga hea meel, et tuttavaks läime. Igal juhul tema töötas siin hotellis kunagi 5 kuud animatsioonitiimis, ehk siis need, kes nii-öelda peavad lõbustama, eks ju, kõiki neid kliente. Ja tal on kogemust Egiptusega ja ilmselgelt ma pidin talt küsima, et kas Egiptus ongi tõesti nagu siuke, no ma ei tea, pommiauk või noh, väga inimesi pole tänaval ja kõik on lihtsalt nagu nii veider. Ja ta ütles, et ei, see on lihtsalt see piirkond, kus me oleme praegu, et tegelikult kesklinnas, sest tuleb välja, et me ei ole kesklinnas, me oleme kesklinnast ikkagi suhteliselt kaugel, et autoga kuskil 10-15 minutit, et kesklinnas ikkagi elu käib, et seal on igasugused peotänavad ja kohvikute tänavad ja et seal ikkagi nagu kohalikud käivad ja seal ei ole päris niimoodi, et inimesi pole tänaval, noh nagu meil siin. Hallo, meil on siin mingi ülimalt tugev tuul ja päris külm on, ma reaalselt istugi oma mingi pusa ja ma paneksin isegi jakki peale, ehk siis pusaväelist on. Ja jah, ma loodan, et kõik päevad ei tule niimoodi, sest et ma ei tea, täna ma küll ei taha mingi randa peesutama minna. Aga jah, eile siis Katariina viis mind bachatat tantsima. Egiptus on reaalselt see koht, kus mina ei eeldaks, et ma tulen bachatat tantsima, ma absoluutselt ei valmistunud selleks, ma ei võtnud mitte ühtegi nagu tantsu jaoks sobilikku riiet kaasa. Et jah, see oli nagu mega ootamatu, aga ta ütles, et Hurgadas on see kommuun nagu väga tugev ja et nad kogu aeg käivad, et iga õhtu on peod, mis oli minu jaoks veits šokeeriv. Aga igal juhul ta viis mind eile sinna peole ja päris äge oli. Täna on kael mega valus. Ja ma tegelikult hommikul ütlesin endale, et davai, et ma täna lähen jõusaali, sest et meil on siin hotellialal jõusaal. Ainuke põhjus, miks ma sinna siiamaani pole läinud, on sellepärast, et see läheb siis läbi nagu spa osa ja spaas on siis kõik need vennad, kes jah, tahavad suga rääkida,
tahavad kogu aeg mingi oh, you're so beautiful, you're so nice, la. Ja ausalt öeldes mul ei ole energiat selle jaoks täna. Ja ma ei taha sinna minna nendega jutustama, vaid ma tahan lihtsalt minna ja oma trenni ära teha, aga kuna nad on seal ja spa on täpselt nagu seal sees, nii et need mehed käivad seal nagu selles jõusaali osas ringi, siis ma ei tunne, et mul täna oleks energiat, et sellega tegeleda. Aga positiivsel noodil me ikkagi saime aru, et see promenaad, mis meil siin on, mis esimesel päeval reaalselt oli minu jaoks nagu pommiauk, ehk siis seal ei olnud inimesi. Me nüüd leidsime, et mida pikemalt sa edasi kõnnid, seda rohkem sa jõuad tsivilisatsiooni juurde ja seal ka liiguvad siis tegelikult ka teised turistid ringi ja kohalikud inimesed. Nii et me oleme vähemalt ikkagi liigutada ennast natukene saanud, et ma ei pea olema ainult siin hotelli alal ja mingi pugid sööki ja siis jah, te teate, kuidas paketipuhkustel tavaliselt see asi toimib. Jah, igal juhul. Ma arvan, et ma olen nüüd teile selle eilse üks asi oli veel. Kuna ma otsisin kaerapiima, sest et ma tahtsin kohvi juua, aga must kohvi just pole minu lemmik asi, siis Katariina jällegi to the rescue, sest et ta ütles, et ikkagi siin linnas on ka suur kaubanduskeskus, kust nagu saab kõike, sest et jah, kui sa oled käinud niisugustes 3. maailma riikides, siis sa tead, et tavaliselt on turistipiirkondades ainult need väikesed marketid ja siis seal sulle öeldakse mingi näo järgi hinnad, mingi, et näts maksab mingi 5 eurot või midagi, pärast mingid utoopilised hinnad. Ja Katariina ütleski, et jah, et tegelikult siin on ka nagu suur kaubanduskeskus ja et me võime sinna minna ja see mingi ka 15-minutilise taksosõidu kaugusel. Nii et jah, me saime ka suures kaubanduskeskuses eile käia ja ilmselt me viimasel päeval lähme tagasi, et mingeid maiustusi ja asju osta. Nüüd ma olen küll kogu update'i eelse osas ära teinud ja mis meid siis täna ees oodab, on Hurghada tuur. Ehk siis meil on päriselt siis giidiga võetud tuur, kogu eestlaste kamp siin läheb. Nii et jah, me saame siis natukene rohkem selle linna kohta teada ja ma usun, et me näeme siis ka seda vanalinna osa ja siis seda osa, kus mina eile käisin ehk siis kesklinna, sest et öösel see linn näeb täiesti teistsugune välja, nii et väga põnev on näha, milline see näeb välja päeval. No mis siin toimub? Räägi siis oma lugu ära, mis juhtus? Käisin latino tantsu tantsimas ja nii tantsisin nii hoolikalt, et puus läks paigast ära. Nii valus. Ei tasu ikka minna, kui puusad ei liigu sinna puusavöörikama. Panin ema puusaringe tegema ise endaga kaasa, sest et see on ainuke harjutus, mis ma tean, et kui sa nii-öelda tõmbad just nagu puusa siit lihase või nii-öelda kondi juurest ära, et siis see peaks aitama, aga see on ka üks kõige nendest raskematest lihastest, mida jälle tagasi paika saada, nii et ma ei tea. Paljud siin kannatavad kõhuhädade all ja mu ema kannatab mingi puusavalu. No venita nagu hästi välja ja hästi välja. Ma nagu teeks hommiku joogat. See on see partibuss. Hurghada Marina on võrdlemisi kallis piirkond ka. Ta on ühtlasi ka palju värvilisem, puhtam ja ka turvalisem, et on selline kinnine rajoon. Et seal teeme ka siis nüüd õiged ja jalutuskäigu. Linnatuuri osa suht kiiresti läbi ja see lõppeski mošeega ja nüüd meil on siis alanud see teine pool, mis on shoppingu pool ja nagu te nägite, siis me käisime lõhnapoes. Me niikuinii emaga plaanisimegi, et me väga palju ei shoppa ja kui me shoppame, siis me ostame lõhnaõlid, sest nagu ma ütlesin, praegu minust on saanud lõhnagurmaan. Ja nüüd me oleme siis jõudnud otsaga põhimõtteliselt suveniiri, toitude, sükesesse poodi.
aga kuna meil endal on ka hotelli juures suht sarnane kett, siis ilmselt me võtame paljud asjad sealt. Ma tunnen lihtsalt, kuidas mul on mingi lõhnapahvakas mu ümber, ma lõhnan mingi iga nurga taha, mis ma pööran, on erinev lõhn. See peaks olema illegaalne, ma ütlen teile reaalselt. Ma kujutan ette, kuidas kui ma kõnnin mööda kellestki, siis ma lõhnan nagu kaubamaja lõhnamaailm praegu. Ja. Ei ole nüüd hirm magus. On küll, mina sain küll. Aga Eestis on ka, kui tulevad, on mingi Egiptuse maasikad esimesed vist. Ei ole. Aga kas poes ei ole Egiptuse maasikad? Pole kunagi näinud. Mina olen näinud. Alati on Kreeka. Kreeka. No ütleme nii, et väga hea on. Nüüd pole muud kui õhtusööka oodata. Ja ilmselt täna õhtul me veel lähme Katariina ja paari kohaliku poisiga välja. Ehk siis tema sõpradega. Nii et täna õhtu pole veel läbi. Tere! Yeah, why not? She just looks so comfortable right there. She's like... Meie päevakangelane Katariina, kellest ma juba hommikul teile rääkisin, on lõpuks minu kõrval, nii et meie kodus sinu tähetund on saabunud. Ja ma ütlen teile ausalt, me oleme nüüd Egiptuses täpselt poole aja olnud, seda ma vist ka hommikul mainisin. Ja ta päästis meie Egiptuse reisi, sest et mina arvasin, sellel kohal ei ole absoluutselt lootust. Aga nüüd ta on siis mind harinud natukene Egiptuse kohtadega, et siin on isegi tsivilisatsiooni ja et siin toimub midagi ja et siin on inimesi. Nii et sa päästsid minu reisil. Mul tegelikult pole aimu ka, mis koht see on, aga me tulime igal tahes vesipiibubaari kohvikusse. Do you wanna order anything like a meat, chicken, anything? Come on, please. She's shy. She's like, what is going on? Oh, it's fine. We will pay. Igal juhul me ilmselt oleme natukene aega siin ja siis me lähme ilmselt hotelli tagasi ja sellega tõmbamegi selle päeva kokku. Nii et näeme juba homme. Tere hommikust, nagu te näete, siis ma olen leidnud lõpuks kohaliku jõusaaliga üles, mis meil täna on mingi 4. päev, puhkusepäev, 5. Aga ma mõtlesin, et võiks vahelduseks oma kehale midagi head ka teha, sest et kui sa aina pugid siin ja väga palju ei liigu, kuigi kui aus olla, siis me temaga tegelikult kõnnime päris palju, et nagu see peatänav on suhteliselt pikk ja päris mitu kilomeetrit, et kardioga ei ole siin probleemi, aga kuna ma olen väga palju tegelikult rääkinud teile viimasel ajal, et ma ei ole väga jõudnud trenni ja ma ei ole väga järjepidev trenniga olnud, siis jah,
ma mõtlesin, et puhkus on niisugune hea aeg, millel jälle järje peale jõuda oma trennidega ja saada see harjumus sisse, sest et praegu mul ei ole mitte ühtegi vabandust, miks mitte trenni minna, mul on aega, mul on energiat, nii et ma ei taha neid vabandusi leida, et mingi, ma ei taha. Nii et jah, ma tegin niisuguse ülilühikese, aga päris mõnus oli niisugune lühike trenn, vaba raskustega või dumbbellidega, hantlitega, issand. Ma reaalselt eestikeelsed sõnad vahepeal läheb meelest ära, hantlitega, sest et siin ei ole just kõige parem varustus, ehk siis ma pidin koha peal tegelikult mõtlema välja, et mida ma täna harjutustena teen, ehk siis see on niisugune väike impro moment mul praegu, aga jah, ma arvan, ma lähen nüüd hommikusöögile, sest ma ei ole veel söönud, lähen otsin ema üles ja ausalt öeldes tänase päevaga mul pole aimuga, mis meil plaanis on, ma ei tea, mis me teeme, aga ma arvan, et ilmselt me võtame rahulikult, ilmselt me oleme hotellis ja teeme neid tegevusi, mis siin on planeeritud, et täna peaks olema jälle mingi latino tants, siis peaks olema jooga, ehk siis äkki ma lihtsalt võtan nendest asjadest osa. Me oleme jõudnud lõunasesse aega, kell on vist mingi 2:30 ja kuna meil on ikkagi suht viimased päevad siin veel olla, siis me võtame mingi igast nendest animatsioonidest ja üritustest osa ja siis ma mõtlesin, et okei, teate mis, ma ei ole teile mitte midagi näidanud, mis siin hotellis toimub ja ausalt öeldes see on minu esimene kord olla hotellis, kus päriselt toimuvad mingi tegevused. Näiteks kui ma trenni lõpetasin täna ja hommikusöögi ära sõin, siis meil oli nii-öelda venitus või nagu joogaemaga, mõlemad käisime ja ma ei saanud teile seda näidata, sest jällegi ma ei olnud valmistunud, et ma sinna lähen. Nii et ma homme võtan kaasa ilmselt teid sinna. Aga ma mõtlesin, et teate mis, lõuna ajal on alati ka mingid tantsuasjad siin, nii et ma näitan pigem seda ka teile, sest et siin hotellis tõesti on mega tore animatsioonitiim ja see on minu jaoks esmakordne. Meil on kusjuures iga päev suhteliselt sama päevaprogramm, nii-öelda mina üritan nüüd natukene muuta seda, eks ju, selle trenniga, aga muidu me ärkame üles, läheme sööma, siis randa, siis me läheme jalutama, siis on lõunased animatsioonid, ehk siis kas animatsioonil on mingi teine nimi, nagu igasugused mingid mängud, tantsu, mingid trennid ja sellised asjad, ehk siis jah, on need, siis on lõuna, siis on jälle animatsioonid ja siis me tavaliselt õhtul lähme jälle jalutama ja siis me nagu teeme selle pikema ringi, mis on mingi, ma kaldun arvama kuskil siuke 6-7 kilomeetrit äkki, et jah, suhteliselt sama kava iga päev, mis on nagu tore selles mõttes, et sa puhkad päris korralikult siin, aga jah, ma olen kuidagi harjunud palju aktiivsema puhkusega, et see on natukene veider praegu või kuidagi harjumatu, aga ilmselt see ongi lihtsalt sellepärast, et nagu praegune generatsioon või praegused inimesed või praeguse aja inimesed on, et ei oska puhata, nagu reaalselt sa kogu aeg tunned, et sa pead midagi tegema, et sa ei saa lihtsalt niisama istuda. Seal on mina praegu, aga ma üritan parem olla selles. Emme teeb kuusel soojaksid. Jah. Nii arvad. Somos leyendas vivas. Somos leyendas vivas. La gente pone las reglas para que los otros las sigan. Afuera esa gente que siempre tiene esa manía. Somos las leyendas vivas. Kogemusest või? Ja, kes on? Nagu ikka, kuus jälle paigast. Kuus paigast ära, jah? Varsti me peamegi sulle neid apteegi valuvaigisteid ostma. Ei, nii hull ei ole asi. See on, kui pole tükk aega teinud, vaata. Me oleme emaga teil siis Senso kaubanduskeskusesse ja meil on ametlikult ka viimane päev, homme on meil tegelikult kuni kella 6-ni aega, ei, 4-ni, sest siis me lähme juba lennujaama ja. No meil läheb mingi 6:30 läheb lend. Jah, no igatahes siis on homme kella... Kuskil 3-ni. No 3-4-ni aega, ehk siis täna on ametlikult viimane päev ja see on siis see päev, kus me tavaliselt ostame kõik maiustused või viimased asjad, mis me tahame nii-öelda endale koju viia ja me tegelikult oleme enamus asjad ära ostnud, mis me tegelikult tahtsime, aga nüüd me mõtlesime, et me lähmegi
What? Terve! aga me mõtlesime, et võiks siis käia kaubanduskeskuses läbi ka ja vaadata võib-olla siis mõned viimased asjad ära. Ja siinkohal ma mõtlesin, et miks ma just tänast päeva alustan reaalselt täiesti võõra mehe autos on sellepärast, et Egiptuses on täiesti funktsioneeriv Uber. Ja Uberiga on kõvasti mõistlikum sõita kui tavataksoga. Uberi sõit, mis mul kõige kallim on olnud, on 1.50 ja see sõit on olnud 20 minutit pikk, sest Senso on siis täpselt, mis see oli, 10 või mingi 12 kilomeetri kaugusel. Ehk siis päris pikk tee ja 1.50 on siis selle teekonna hind. Võt. Ja siin pole mitte ühtegi turvavööd, ma ütlen teile. Ja turvavööd ei ole, mitte mingeid liiklusreegleid ei ole, aga ausalt öeldes see on täiesti tavapärane minu arust sellistes riikides, nii et ma absoluutselt ei muretse. Aga eile me nägime, kuidas üks sõitis tähus sisse. Ja ära mõtle sellele. Ja tundub, meil on väga lõbus taksojuht ka, sest et kõik, mis ma teen, siis ta on nagu mingi... Meil täitub korv väga jõudsalt, kusjuures riiete poes me midagi ei leidnud ja ainuke, mis me praegu shoppame, on siis magusad. Meil on šokolaad. Igal juhul, ma näitan kõike täpsemalt siis, kui me juba kodus oleme, aga tundub, et me ostame siit poest ainult magusat. Jah? Ja teed. Ma pean siia endale ruumi tegema, sest et ilmselgelt me hakkame pakkima kohe. Ja, me... Ära nüüd mu kreeme puhuks vissa. Igal juhul, nagu te näete, siis õhtu on kätte jõudnud, eks ju, ja me pakkime, sest et homme on lennuk. Nii et ilmselt me järgmisena räägime lennaamas. Aga ma mõtlesin, et enne kui me kokku pakime asjad, siis võiks teile teha väikese mini-hauli ka, mis me siin ostnud oleme, sest et me tulime selle nii-öelda arvamusega, et me väga palju ei osta ja tõesti me ei ostnudki väga palju, vaid me ostsime ainult need kindlad asjad, mis me mõtlesime, et okei, võib-olla need võtaks. Ehk siis me ostsime näiteks 2 parfüümõli ja miks me tahtsimegi seda on sellepärast, et nad on siis mingid ülinaturaalsed õlid, et see on nagu holistiline lõhnaõli. Siin ei ole alkoholi, siin ei ole mingit, mis nad veel, mingi töödeldud õlisid või ma ei tea. See peaks olema 100% puhas eeterlik õli, eks ju. Jah. Ma ei oska öelda, kas see on eeterlik õli. Ma ei tea, mingi õli ta igastahes on. Alkoholi siin pole ja mis ma võtan siis ühe välja ka. Ta ilmselt zoomib teile kohe ära selle. Võt. Ja me võtsime 100 milliliitrised pudelid ja me ostsime juurde 50 milliliitrised pudelid, et me saaksime siis ära jagada 2 vahel need, sest et meile mõlemale väga need meeldisid. Ja need läksid kokku maksma koos pudelitega 80 €. 80 €. Võt. Ostsime otse tehase poest, aga kindlasti saab odavamalt. Et kui oleks võtnud veel 2 pudelit, siis oleks tulnud see 100 €. Ja veel 2. No igal juhul kindlasti oleks saanud odavalt. Siis ma ostsin koju viimiseks, ostsin siis šokolaadiga kaetud tatleid, erinevaid, siin on piimašokolaadiga, valge šokolaadiga, tumeda šokolaadiga, aga ma olen kõik need juba avanud ja ma ei tea, palju siin veel alles on, sest et seda ma olen korralikult reidinud, seda pakki, see on päris hea. Nii et kõik, mis alles on, jõuab koju, aga ma pidin need võtma, sest see tundub ka sükene väga egiptusepärane maius olevat. Nii et jah, need on siis koju viimiseks. Ja siis ma ostsin selle pearäti ka, mida te nägite juba tegelikult siin vlogis. See maksis ka mingi sentides. 2 €. 2 €. Aga ma ei teagi, kus see pearätt lõpuks siin on. Ma ei tea, kuskil ta siin on. Igal juhul mulle öeldi, et ma näen välja sellega nagu Nefertiti ja on Nefertiti, eks ju, ja Kleopatra. Nii et, ja siis veel öeldi, et ma näen veel nagu Kurdistani tüdruk. See oli väga huvitav. Nii et ma arvan, et kevadel tuleb see rätik minuga Türkiga kaasa ja see sama outfit ka. Kui me selle rätiku üles leiame. Küll me leiame, kuhu ta siin ikka ära kaob. Nii et nüüd me peame need kõik asjad suutma ära ka pakkida. Ja me jäämegi seda tegema siin praegu. Nii et ma arvan, et me räägime juba homme. Iga hommikune stretching.
meie hommikud, ma vist teile ütlesin tegelikult, et jaa, näeme lennujaamas, aga no vaat, siin me oleme. Igal juhul ma mõtlesin, et kui ma juba olen neid activiteid teile näidanud või neid tegevusi, mis siin siis kõik toimuvad, siis see on üks nendest asjadest, mis me oleme siin 3 korda nüüd teinud. Läheb väga hästi minu aasta eesmärkidega kokku, sest et ma aasta alguses ütlesin endale, ma pean iga nädal vähemalt 3 korda tegema mingit venitust või siukest nagu ma ei tea eesti keeles sõnaga mobility, et arendada nii-öelda seda liikuvust kehas, seepärast, et mida aasta mööda läheb, mida vanemaks ma jään, seda rohkem ma kangemaks jään ja ma pean ikkagi konkureerima veel 19-aastaste tantsijatega, nii et selles mõttes, jah. Nii ma mõtlesin, et teate, mis ma haaran täna enne lennujaama ka juba kaamera kätte ja näitan teile, mis me veel täna viimasel päeval teeme, aga ausalt öeldes peale selle meil polegi rohkem plaane. Võib-olla lähme Jannole, eks mu vennale, vesipiipu ostma ja varsti me peame check-out'i tegema, aga see on põhimõtteliselt kõik, ma arvan, et me lepotamegi ülejäänud aja rannas, võib-olla mängime kaarte, sest et meil on terve Eesti seltskond praegu 1 seltskonnaks saanud ja ilmselt me mängime kaarte. Aga vaatame, meil on veel 4 tundi aega. Ametlikult reisu läbi, me oleme Hurghada lennujaamas ja see on reaalselt nagu küla lennujaam, aga vahet pole. Nüüd, kui võtta see reis kokku ja rääkida natukene rahast, siis reis ise me võtsime Testuursi kaudu reisi, ehk siis jällegi laisa inimese reis, sest kui me emaga tavaliselt reisime, siis me teeme neid laisa inimese reise. Ja üks reis või nagu ühele inimesele per inimene oli siis 422 eurot see reis, ehk siis hotell, lennupiletid, kõik hinnas hotell. Sinna juurde mina kulutasin tegelikult siin kohapeal ära umbes 170 eurot, võib-olla vähem. Põhimõtteliselt 100 eurot ma maksin minu ja mu ema hammami ja massaažide eest. Ma kulutasin ära 35 eurot siis lõhnaõlidele, igast sükestele väikestele putipadidele. 25 eurot oli viisa, nii et ütleme nii, et Egiptus on väga odav koht, kus kindlasti puhata, kui sa ei ole just mingi meeletu shoppaja. Et kui sa lihtsalt põgened mingi külma eest, siis Egiptus on väga-väga hea koht selles mõttes. Kas ma tuleks tagasi, ma ei tea, sest et see linn ei jätnud mulle väga mingit sükest erilist sügavat muljet, et on teisi soojasid kohtasid, kuhu ma pigem läheksin tagasi. Nii et Egiptuse kohta see jääb lahtiseks, ma ütlen teile. Aga jah, igal juhul oli väga tore reis. Esimest korda, kus ma kohtun eestlastega ja meil tekib mingi seltskond ja me kõik koos aega veedame, see oli reaalselt esimest korda. Ja mis veel siin juhtus, mis oli ülipõnev, oli see, et meie kohalik reisisaatja siis Triinu tuleb välja, vaatab minu ja Kaisa videosid ja see oli ka nagu ülitore üllatus, sest et vahepeal ikka mõtled, et kes seal siis nagu ekraanide taga on ja et kellega ma räägin kogu aeg ja vahepeal kas või nagu tuled Egiptusesse ja keegi ütleb sulle, kuule, ma vaatan su videosid, see on nagu üliäge. Et see oli siuke veits šokeeriv mu jaoks ja ma olin mega üllatunud, mu ema oli ka, ta ütles, et ma nägin lihtsalt, ma olin šokis. Aga nagu kui ma järgi mõtlen, siis mega tore, kui tulleks ütlema ja nagu äge on teada, kes selle ekraani taga on ja kes vaatab neid asju, mis ma teie jaoks kokku panen. Igal juhul me hakkame lennuki peale minema ja issand, meil oli tegelikult veel üks seiklus, aga ma arvan, ma pean oma emal laskma seda rääkida. Nii, enne kui ma nüüd kaamera kinni panen, enne kui me lennuki peale lähme, siis kas sa tahad rääkida ka, miks sul nii pettunud ilme nüüd näos on või? Oma lollusest. Põhimõtteliselt siis muidugi pidi meil lennujaamas olema üks seiklus veel ja minu ema siis tahtis teha head ja mõtles, et viib mu vennale vesipiibu tagasi. Väga tore kingitus, Janno tahtis vesipiipu, mõtlesime, et okei, ma minu arust ütlesin ka teile, et mu ema läks vesipiipu vaatama. Ja ta pakkis selle käsipagasisse, mitte tavapagasisse. Aga oleks pidanud metallosad pakkuma kohvrisse, klaasiosad käsipagasisse ja metalli, aga seostasid, et ei tohi kohvris olla käärid ja noad ja ma üldse ei... No see on külmrelv, nagu sa võid sellega ju. Ja, et ei mõelnud ja kahjuks tuli see. Ära visata. Sellepärast, et muidu oleks pidanud maksma 65 eurot. Vesipiipis ja maksis 15. Ja. Ehk siis jah, see vesipiip on nüüd siin kuskil Hurghada lennujaamas prügikastis, ilmselt keegi võtab selle endale, ma arvan.
aga sellega pole midagi teha, sest klaasi osa on mul siin kotis. Ostab klaasi juurde mingi euro eest. Ja ju siis see lennujaama töötaja sai õnnelikuks, korjab endale selle kaasa. Jah, tuus asi ju. Igal juhul, sellised seiklused ka siis meil enne reisi lõppu. Võtke teised õppust. Jah, ärge pange vesipiipu või üldse veipe, muid asju ei tohi panna käsipagasse. Vaat. Aga tõmbame selle video nüüd kokku, meie reis on läbi ja nüüd hakkab kusjuures iga kuu üks reis olema, nii et väga põnev saab olema siin kanalil. Jah. Näeme varsti. Bye!